tõeline Optimus Prime Transformeritest kukkus pidevalt otse sinna veekogusse. Nii et ma tõin oma hiiglasliku magneti, et siin magnetpüüki teha ja vaadata, kas see on tõsi või vale. Ja praegu on mul midagi. Mul on midagi suurt ja rasket, mis tundub nagu veoauto ja muide kutid, vaadake minu alla. See sild maa peal näeb välja nagu veoauto topeltrattad ja tundub, et Optimus on otse sinna mette läinud ja nüüd saan proovida teda välja saada. Aga vaadake, mida ma internetis nägin. See näeb välja nagu päris Optimus Prime, kes muutub veoautoks ja teda jälitab politsei. Jah, kutid, seda veoautot, seda toredat veoautot jälitab politsei. Ja siis vaadake, mis juhtus. Me näeme, et veoauto on vee alla läinud. See on hullumeelne. Ja nüüd võib päris Optimus Prime olla vee peal. Hei, hei, hei! Vaadake, nis! Issand, ei ole võimalik, kutid. Kas see on käsi? Kas see on Optimus Prime'i käsi? See tõesti näeb nii välja. See on lihtsalt hullumeelne, kutid. Issand, kutid, see on nii uskumatu. See on hullumeelne. Vaadake, kui suur see on. See on suurem kui mu käsi. Ja see näeb välja nagu Optimus Prime'i päris käsi. Nii et kõik see võibki tõsi olla. Päris Optimus Prime jalutas selles metsas. Ja siis sattus ta kogemata vee alla. Nii et me peame jätkama magnetpüüki, et see tagasi tuua. Võib-olla vajab Optimus Prime Transformeritest meie abi. Viskame siis magneti vette. Okei. Ma ei tea, kas Optimus Prime on veel elus, aga ta on endiselt vee all ja võib-olla vajab ta meie abi. Ei, kutid, tundub, et mu magnet on kinni jäänud. Võib-olla saime terve veoauto ja seda pole võimalik veest välja saada. Ma olen liiga nõrk. Nii et ma kasutan oma teist kasti autot, et see asi veest välja saada. Hakkame teda välja tõmbama. Tulja, kutid. Nüüd peame panema köie mu magneti küljest siia. Tal võib vaja minna meie abi. Ta liigub otse sinna suunda. Võib-olla ta põgenes Decepticonide eest. Või võib-olla see kõik pole tõsi. Aga me peame selle välja uurima, okei? Teeme siia korraliku sõlme. Ja nüüd, tule nüüd. Jah, see liigub. Issand, mis see on? See on hullumeelne, kutid. Issand, see on lihtsalt uskumatu. Veoki küügosa, mis on sinist värvi ja millel on punased leegid. Issand, kutid. Jah, see on veoki küljeosa uks. Issand, vaadake, kui hullult see on kahjustatud. Aga kutid, see oli kindlasti kunagi veok, nagu me nägime selles viraalses videos. Jah, lihtsalt vaadake. Seal on päris veok, mida politsei jälitab. Ja siis, issand, see on hullumeelne. See kukub otse vette. Täpselt samasugune veok. Nii et me võime eeldada, et see veok on Optimus Prime. Ja nad leidsid tema osi. Käe. Ja see on sinist värvi ning sellel on punased leegid. Sama, mis veoki küljel. Kuidas kõik need osad on väga kahjustatud. Nii et Optimus Prime võitles kellegagi, võib-olla. Või võib-olla ta uppus kogemata. Ja praegu võib ta olla surnud. Me peame ikka veel magneti viskama, et rohkem teada saada. Transformer veok võib olla tükkideks lagunenud. Nii et me peame aru saama, mis siin juhtus. Ja praegu tunnen ma midagi. See ei ole nii raske kui meie eelmine leid. Aga mis see on? See asi tuleb veest välja. Ja issand, kutid, see on Optimus Prime'i mõõk. Vaadake seda asja, kutid. See on legendaarne. See ei ole lihtsalt mõõk. See on väga võimas relv võitlemiseks Decepticonide vastu. Issand, ma olen nii võimas! Täpselt nagu Optimus Prime Transformeritest. Nii saan ma nende Decepticonide vastu võidelda. Miks sa arvad, et ta oli vee all? Nii et Optimus Prime võitles kellegagi. Jah, me nägime seda videot, seda viraalset videot, jah. See ongi Optimus Prime metsas ja siis vaata, ta võitleb kellegagi. Issand, jah. Aga kes see on? Kas see on Optimus Prime'i vaenlane?
Kes see oli? Aga ta ei kasutanud mõõka. Ta lõi ta maha oma võimsate kätega. Aga mis edasi juhtus? Me peame jätkuvalt magnetid viskama, et sellest aru saada, sest meil on vaja rohkem leide, et oma uurimine lõpule viia ja võib-olla leida. Ja võib-olla leida kogu Optimus Prime'i. Jah, see maa on nii libe. Sellepärast läkski Optimus Prime vee alla ja sai nii tõsiselt kahjustada. Praegu tunnen jälle midagi rasket. Võib-olla on see lõpuks kogu veoauto, mitte ainult Optimus Prime'i osad, aga kogu Autoboti väliskest on kohe avalikuks saamas. Oh issand, mis see on? Jälle, oh issand, see on veel üks osa Optimus Prime'ist. Oh issand, see on selle hiiglasliku veoauto kapott. Ja siin on sinine leek. Ja siin näen Autobotide märki. Issand jumal. Nii et me võime eeldada, et Optimus Prime sai selle jälitamise käigus või pärast kokkupõrget veega nii tõsiselt kahjustada. Aga me saame koguda kõik Optimus Prime'i osad kokku ja siis saame need parandada, nii et jätkame selle nimel pingutamist. Ja putid, kui te ikka veel vaatate, siis ärge unustage tellida, et saada veelgi rohkem magnetpüügi seikusi. Tellige kohe ja me viskame. Nii et lähme! Jah, kutid, ma arvan, et tean umbkaudset kohta, kus kogu Optimus Prime või võib-olla teised transformerid võiksid olla. Mul on midagi rasket ja midagi suurt. Ma näen seda, kutid, ma näen seda. Issand. Jah, see on veel üks osa Optimus Prime'ist. See on hullumeelne, kutid. Vaadake ainult seda asja. Ja meil on mingi sisemine asi, mis on kindlasti Transformeri sees. Jah, Transformerid on nii võimsad. See asi on tegelikult ka raske. Ta sai nii kõvasti viga, kutid. Vaadake, kui suured ja rasked need asjad on. Optimus oli hiiglaslik. Ta oli nii tohutu. Ja ma arvan, et see osa on osa tema kaelast. Ta on nii raske ja nii võimas. See on lihtsalt hullumeelne. See oli hullumeelne magnetüügi koht. Me saime kogu Trafode roboti Optimus Prime'i veest välja. Me saime tema külje osa kätte. Me saime auto kapoti, ukse ja palju tema käemoodi asju. Aga mis siin juhtunud on? Võib-olla peaksime viskama sealt, sest ma näen seal midagi kummalist. Lähme jätkama oma uurimist. Ja poisid, kirjutage kommentaaridesse, kes on teie lemmiktransformer ja võib-olla saame siis siia tagasi tulla ja proovime sellest tükist Optimus Prime'i parandada. Aga lähme edasi, jätkame siin magnettüüki, võib-olla on siin meil transformereid. Issand jumal. See on palju Optimus Prime'i osi. Siin näeme rohkem sinise värvi osi koos selle punasega. Aga mis see on, kutid? See on Decepticoni märk. Issand jumal, see on osa lennukist. Tulge lähemale. Ma arvan, et see on mingi lahinguväli, kus Optimus Prime võitles Decepticoni vastu. Aga ma ei tea selle vaenlase nime, Decepticoni, kes oli lennuk. Kui teate, kirjutage julgelt kommentaaridesse, kutid. Mind tõesti huvitab see, kui te muidugi targad olete. Aga vaata, ta oli ka väga tõsiselt vigastatud, sest kõik need asjad, need vaenlase lennuki osad, Decepticon Transformeri omad. Aga see osa, see on veel üks osa Optimus Prime'ist. See on veoauto ref, nagu ka see seal. Nii et see on veoauto esiosa. See oli kunagi umbes selline. Ma arvan, et see võib olla väljalasketoru, mis on samuti osa Optimus Prime'ist. Nii et mehed, me oleme kogunud rohkem Optimus Prime'i osi, nii et saame need kaasa võtta ja viia meie eelmisse kohta, et jätkata Optimus Prime'i taastamist. Aga kõigepealt proovime siia magneti visata. Võib-olla leiame veel osi ja saame aru, mis siin täpselt juhtus. Kes hävitati ja miks? Nii et ärme raiska aega ja jätkame magnetpüüki, et leida veel transformerite osi. Ja praegu, jah, mu köis pinguldub, nii et ma tunnen midagi oma magneti küljes. Vaata seda mulli. See on hullumeelne. Mis see on? Kas see on veel üks toru või mis? Vau, kutid. Issand. Kas see asi on see, mida ma arvan? See on plaaster. Optimus Prime'i plaaster. Issand.
Issand, see on väga võimas relv. Isegi võimsam kui mõõk, mille me varem leidsime. See on hullumeelne. Võib-olla kasutas Optimus Prime seda suurepärast relva, et hävitada see rumal Decepticon tükkhaaval. Aga me leidsime selle vee alt. Kui see ikka veel töötab, proovime selle ära, kutid. See kõlab humitavalt. Olgu, proovime. Mu jumal! See relv hävitati. Võib-olla sellepärast, et see puutus kokku veega. Aga see on kuidagi kummaline. Ma nägin, et Transformerite relvad on väga võimsad ja veekindlad, aga ei. See on tegelikult valus, nii et viskame magnetit edasi. Võib-olla leiame veel relvi. Lähme. Jah, võib-olla on vee all Optimus Prime või äkki on seal veel Transformereid, aga ma tunnen midagi oma magneti küljes. Ja me hakkame asja veest välja tõmbama. Oi, jälle midagi sinist, kutid. Meil on midagi sinist, aga mu magnet libises ära. Vaatame siis, mis see on. Mis see on? Oi, kutid. See on kindlasti veel üks Optimus Prime'i osa, veoki osa. Tegelikult on see esiklaas. See peaks olema paigaldatud juhi ette. Juht Optimus Prime'i sees. See pole päris õige, aga igatahes me leidsime esiklaasi ja meil läheb seda asja vaja koos teiste osadega, et kogu Optimus Prime taastada. Varsti toome need tagasi ja alustame taastamist. Kui sulle see video meeldib muidugi. Aga teeme veel ühe viske. Tule nüüd! Jah, tegelikult, nagu ma enne ütlesin, mulle meeldib Optimus Prime. Ta on mu lemmik Transformer. Ta on nii võimas. Aga kes on sinu lemmik? Mind tõesti huvitab see. Nii et minu leid on nii kerge seekord, hei. Meil on mullid ja meil on leid olemas. Oota, mis? See näeb välja nagu mingi juhtpult, mis paistab olevat paigaldatud Optimus Prime'i kabiini sisse, sest sellel on sama värvilahendus. Kas see juhtpunt on siis nende Optimus Prime'i juhtimiseks? See pole võimalik. Optimus Prime on nagu elus inimene, aga teda juhiti millegagi. Ma ei tea. Lähme tagasi selle Optimus Prime'i juurde, mille me varem leidsime ja mõtleme selle üle. Jah, see kõik tõesti näeb välja nagu Optimus Prime. Ja ma arvan, et esiklaas oli kuidagi niimoodi paigaldatud. Siis meil oli auto kapott. See osa oli siin. Loomulikult rehv oli omal kohal. Siin on meil terve käsi. Väga võimas ja väga tugev. See käsi hoidis mõõka. Siin on meil väljalaskesüsteem ja terve veoauto küljeosa. Ma arvan, et peame jätkama magnetpüüki, aga ma ikka veel ei saa aru, miks. Miks Optimus Prime pärast võitlust selle Decepticoniga tükkideks lagunes? Miks ta vee alla kadus, nagu me videotes nägime? Ainus asi, mis mind humitab ja millest ma aru ei saa, on see juhtpult. See oli nagu välja lülitatud, aga miks? Miks? See asi oli Optimus Prime'i sees. Kuidas see töötab? Ma ei saa aru. Mis toimub, kutid? Oodake. See on Optimus Prime'i juhtpult. See asi juhib kätt ja võib-olla juhib kogu veokit. Siin oli siis juht, kes kasutas esiratast, esiklaasi ja seda juhtpulti. Ta sõitis selle Optimus Prime'i veokiga. See pole siis päris Autobot. See on võits. Väga professionaalne koopia. Issand, see on hullumeelne. See on nii imelik. Ma ei arvanud kunagi, et see on võimalik, kutid. See pole siis päris Optimus Prime, mis sinna veekogusse sattus. Nüüd on kõik selge, kutid. Aga me saame selle ikkagi parandada. Me saame ikkagi kogu Optimus Prime'i veoauto taastada. Ja kui sa tahad seda näha, siis telli meie kanal, pane sellele videole like ja jäta kommentaaridesse oma arvamus. Igatahes, ma loodan, et teile meeldis see video. Minu nimi on Slav, aitäh vaatamast ja see oli Optimus Prime, mille te vee alt leidsite. Magnetpüügi ajal. Mõõk oli samuti võlts. Ma arvan.